Tere tulemast Musta Kassitaro lugemisse, veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 1. kuni 7. juuni. Olemegi jõudnud juunikuusse, täiesti uskumatu, kuidas aeg lendab. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin müntide 9-ga. Müntide 9 on rahulolukaart. Te olete väga palju saavutanud. Te olete ise enda elu, kuidas ma ütlen, kapten, jah, oma laeva kapten, ise küürite tekki, ise seate sihte, ise teete plaane, ise viite neid ka ellu. Et vot selline kaart on see. Ja te olete tegelikult rahul sellega, mida te saavutanud olete. Kuigi teil on nagu tüdimus peale tulnud, et te tahaksite, et asjad liiguvad kiiremini, aga nad ei liigu. Kõrval on siin see mõõkade 8, see on lõksus olemise kaart. See on selline tunne lõksus olemise tundekaart. Olete silmad kinni pannud, ei taha näha üldsegi seda väljapääsu sealt. Ja kuna sealt edasi tuleb kohe karikate 4, siis karikate 4 minu jaoks on tüdimuse kaart. See on selline ootamise kaart. Ma ootan midagi ja see ei tule. Asjad ei lähe nii kiiresti, nagu ma tahan. Ma passin siin, mida ma siin vahin, miks ei lähe, kuidas ei tule, miks ei ole. Vaat mingi selline on nagu see ja siis te tunnetegi, et te olete lõksus. Asjad ei lähe, ma ei tea, mida ma veel teha saan, et asjad kiiremini läheksid. Ma ütlen teile seda, et kuna seal on välja tulnud narrikaart, siis asjad hakkavad ikkagi liikuma. Kas asjad hakkavad liikuma või te leiate mingi teise suuna sellele? Sellepärast, et narr on nagu uus algus. See võib olla see, et hakkab mürinal minema, see sama, mida te plaanisite. Aga see võib olla ka see, et teil tuleb mingi hea mõte, kuidas asjad liikuma panna. Võib-olla natuke teise suunal, võib-olla natuke teistmoodi lähenedes. Et narrikaart Rider-Waite'i kaardipakis on selline kaart, kus inimene seisab üleval kaljunuki peal. Ja tal on vaja astuda see esimene samm, sealt ülevalt alla, täielikku tühjusesse. Kui ta võtab enda julguse kokku ja teeb selle esimese sammu ära, siis tema ees avaneb nagu trepp, mida mööda ta saab sealt kalju pealt alla minna. Et see on nagu see narrikaart. Narrikaart tähendab uut algust, aga ta tähendab ka julgust see samm astuda. Ja kuna teil on välja tulnud siin saatana kaart, siis mulle tundub nii, et miski hoiab teid tagasi selle sammu astumise eest, et see saatana kaart räägib meie sõltuvustest, meie pahedest, ta räägib ka mugavustsoonis, milles me istume ja meil ei ole seda julgust sealt välja astuda. Me ei taha sealt välja tulla. Me tahamegi istuda seal oma mugavustsoonis. Muidugi see nõuabki julgust. Mugavustsooni hülgamine nõuab julgust, selle esimese sammu astumine. Mis iganes teil see takistus on, kallid veevalajad, leidke see jõud ja astuge sealt välja. Viimane kaart siin olumises reas on veel 2 kaarti, on mõõkade kuningas ja on müntide 3. Mõõkade kuningas on väga tark kuningas. Temal on, tema lepingud on läbi loetud, kõik tema paberid on korras. Tema on seadustes väga tark ja tugev. Temal on ka hea nägemine. Ta näeb ära kõikides lepingutes kõik konksud. Et kui teil on selline liitlane nagu mõõkade kuningas, siis te küll ei pea kartma seda, et teid keegi siin petab, rahadega üle laseb või mingil muul moel teid petab, sest teil on see teravus olemas. Et te näete ära ka selle pisikeses kirjas kirjutatud lepingutes või mis paberid iganes on vaja täita, siis mõõkade kuningas tuleb appi, aitab seda sammu ka astuda. Ja müntide 3 räägib mulle sellest, et te siiski võtate oma jõu kokku, leiate selle julguse, astute sealt mugavustsoonist välja ja hakkate suure hooga uut väga edukat projekti kirjutama. See müntide 3 minu jaoks on selline töösse pühendumise kaart, ta nagu uus, minu jaoks on ta nagu uue projekti kirjutamine või paberile visiooni panemine. No see on nagu projekt, nagu
kuidas ma siis ütlen, joonis või siis lihtsalt visandamine paberile mingisugune idee. Inimene istub laua taga, ta pühendub sellele, mida ta teeb. No võib-olla te hakkate raamatut kirjutama, aga ta on nagu selline kuidagi kirjutamisega seotud kaart, et võtabki kätte pliiatsi, ei toksi arvutisse, vaid võtab kätte pliiatsi ja visandab mingisuguse plaani paberile. Oma tuleviku, uue projekti, ma ei tea, kirjutab kas või menüüd järgmiseks nädalaks. Vot mingi selline kaart on see müntide 3 minu jaoks, kus inimene pühendub tööle, kuna ta on müntide kaart, siis ta on rahakaart, ta on rahade ja sissetulekutega seotud kaart. Et siis pigem ma arvan seda, et ikkagi tuleb teil see mingisugune hea idee, seesama, mida narr teile toob ja te otsustate sealt välja tulla oma mugavustsoonist ja siiski riskida. Sest kui me ei proovi, me ei saagi teada, mis oleks saanud. Vahest tuleb elus proovida. Ja siis te üllatute ise ka, et vaat kui hästi tegelikult välja tuli ja kui kahju oleks olnud, kui ma ei oleks üldse proovinud. Et leidke siis endasse jõud. Astuge sellest mugavustsoonist välja. Minge koos narriga sealt kalju pealt. Astuge see esimene samm. Universum teab ja näeb teie plaane, näeb ka seda, kuidas neid teostada. Teie asi on esimene samm astuda. Võtke see julgus kokku ja tehke see samm. Selline lugemine tuli teile, armsad veevalajad, selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.